Suur tänu, austatud istungi juhataja, head kolleegid vallavolikogus, austatud vallavalitsus, külalised, kõik, kes te meid täna jälgite. Ma mõistan algaja vallavolinikuna, et umbusaldusavaldus on poliitiline instrument selleks, et vahetada võimul olijaid. Samas see võiks toimuda aumehelikult ja väärikaks jäädes. Võin teile kõigile kinnitada, et EKRE fraktsiooni liikmed soovisid jätkata seniste partneritega, sest olime ju alles mõne kuu eest koalitsiooni loonud. Meie ei algatanud koalitsiooni muutmist. 20. veebruaril reedel, kui me koalitsiooni esindajatena koos istusime, tundus, et me jõudsime isekeskis kokkuleppele ja arusaamatused lahendatud. Isamaa ja Keskerakond otsustasid meie selja taga, et neile see ei sobi. Mis seal ikka? Poliitikas ei olda tingimata sõbrad, vaid ollakse kolleegid, kes esindavad oma valijate huve. Vaatamata sellele, mida härra Mart Maastik ütles eelnevalt, ma arvan siiski, et selle koalitsiooni lagunemise tegelik põhjus on Isamaa ja Keskerakonna soov arendada Saaremaal tuulikuparke ja võtta valitsuselt vastu 1 000 000 eurot. EKRE ei saa sellega nõustuda ja just nimelt Isamaa esindaja poolt heideti meile seda ette. Mul on olemas selle kohta kirjalik tõend. Mind isiklikult puudutas, et oma otsusest lahku minna ei antud meile eelnevalt teada. Ehkki umbusaldusavaldus koostati juba 25. veebruaril. Seda oleks võinud avameelselt eelnevalt välja öelda. Selle asemel loeti 26. veebruaril volikogu istungi alates ette umbusaldusavaldus volikogu esimehele koos osutusega, et poliitika on reetmiste kunst. Tõepoolest, kuid kes see kunstnik siin on? Mind puudutas ka ühe kolleegi sõnavõtt, kus esitati insinuatsioon, laimav vihje, mis kõrvutas kahe minu koalitsiooni fraktsioonikaaslase käitumise ühel avalikul koosolekul purjus inimese omaga. Ja sellest lausest tehti kohalikus ajalehes järgmine pealkiri. Mihkel Undrest, volinikud Moora ja Kukkela käitusid nagu purjus inimesed. Kahele auväärsele inimesele on varju heidetud. See ei ole õige. Minu meelest oleks kohane paluda vabandust selle üle piiri läinud sõnavõtu eest. On paastuaeg, enesesse vaatamise aeg. Head kolleegid, ma kasutan võimalust ja palun teie kõigi käest, andke ka meile andeks, kui meie oleme milleski eksinud või oleme kedagi riivanud. Poliitikas ollakse konkurendid, ollakse oma erakonna ja oma valijate eest väljas. Aga seda saab teha ka üksteise suhtes ausalt ja lugupidavalt. Lõpetuseks. Mina kutsun loomulikult üles härra Kristjan Moorat mitte umbusaldama. Aga küllap läheb nii, nagu on juba kokku lepitud. Jäägem siis vähemalt oma südametunnistuse ees ausaks. Aitäh!
Aitäh, Veiko Vihuri. Koit Voojer, repliik.